Ja siin selles juhendis vaatame üle, et kuidas WordPress veebis CSS koodi abiga muuta ja nii-öelda salvestada ükstapuha millise elemendi omadusi. Ma mõtlen siin neid omadusi, mida on võimalik CSS-iga muuta. Ma ei hakka neid väga pikalt kirjeldama, aga siin on värv ja kirjatüüp ja suurus ja muud sellised asjad. Oletame, et näiteks me tahaksime muuta siis selle nupu värvi. Aga miks üldse peaks muutma CSS koodi abiga neid värve ja mingisuguseid omadusi? Aga sellepärast, et WordPressis on niimoodi, et mõned teemad on ehitatud sedasi, et neid ei ole võimalik modifitseerida, neid ei ole võimalik muuta mitte kuidagi muud moodi. Oletame näiteks, et selle nupu värvi ei saa kuidagi muud moodi muuta, kui et peab minema koodi. Seda settingut lihtsalt ei ole mitte kusagil. See sõltub sellest, et kuidas see teema on üles ehitatud. Sest see teema konkreetselt, see minu arvutis siin see veeb ja see teema on üles ehitatud siis Elementoriga ja tegelikult selle nupu värvi saab siin ka Elementoriga muuta, et alati on nii-öelda teemapõhine muutmine või kuidas teemas on ette nähtud alati kõigepealt ja siis kui ei saa ja väga on vaja muuta, siis on see CSS koodiga muutmise võimalus. Kuidas me kõigepealt saame teada, kuidas see on määratud? Kõigepealt klikkame siis parema hiireklahviga siia nupu peale, kui me tahtsime seda roheliseks muuta ja valime tekkinud menüüst Inspect element. Nii, kohe maid lüüakse meil lahti siuke suur menüü ja kui me siit üle käime, siis näete, see nupp läheb nagu aktiivseks ja siin paremal pool on siis nagu värvid, me näeme siin juba 2 kollast värvi. Ma ütlen vahepeal veel sellise asja, et kui sul on näiteks PC, siis minu meelest peaks nii Chrome'i kui ka Firefoxi kui ka Opera peal täpselt seesama asi töötama. Minu meelest oli Operas niimoodi, et seesama menüü tekib kuidagi see külje peale, aga seda oli võimalik seal kuidagi muuta ja samamoodi on ka Linuxis võimalik täpselt samamoodi, samad brauserid, samamoodi on võimalik muuta elemente. Nii, kollane värv, background color, taustavärv, see on täpselt see, mida me tahame muuta. Klikkame siia selle kollase päraka peale ja vaatame, kas see värv muutub. Ja näete, reaalajas muutub see värv. See on muideks väga hea moodus, kuidas veebi, kui sul on veeb, siis sa saad nagu testida oma enda arvutis, see ei salvestu praegult, ja? Ainult sinu enda arvutis, ainult sellel hetkel, kui sa nüüd refresh paned, siis see muutus kaob ära, aga et sa saad testida, et kuidas oleks, kui oleks natuke teistmoodi värv. Me tahtsime seda roheliseks muuta. Valime siit mingi rohelise värvi, võib-olla natuke tumedam, niimoodi tundub okei. Ja oletame, et meile selline asi sobib. Nüüd, siin on terve selline suur plokk, siukest koodi, kus sees on siis juhuslikult ka see roheline värv. Ja hästi olulised on need, kus on punkt ees. Need on siis CSS klassid ja need klassid määravad ära. Näiteks see CSS klass käib siis selle nupu kohta. Aga me võtame kõik selle siit aktiivseks. Kogu selle joru me ei hakka siit välja otsima, eks ole. Võtame aktiivseks kuni viimase selle imeliku suluni ja kopime sisse. Nüüd läks natuke valesti. Nii, võtame uuesti. Ja võtame uuesti. Nii, ja jälleks valesti. Ei saa. No võt vahel ei tule välja, näed. Ja copy. Nii. Ja kõikides WordPress veebides on olemas selline asi nagu customize. Mulle üldse ei meeldi see, aga jah, tahtmata tuleb sellega tegemist teha. Ja siin customize all on tavaliselt üleüldiselt teemade puhul olemas selline võimalus, kus sa saad ise oma loodud koodi sisestada. Selle asja nimi on vahepeal custom CSS, siin on ta additional CSS, vahel on ta peidetud kusagile mingisugustesse nendest menüüdest, aga siin on ta additional CSS ja klikkame siia peale ja näete, siin ongi kood, paneme hiirenoole siis vilkuma natuke allapoole ja peistime selle koodi jupi siia lahti. Nii. Ja praegu ta ei muutnud roheliseks, aga kohe muutub. Ja nüüd on siin terve kari igasugust muud koodi. Nüüd alates sellest nurksulust, lõpetades selle nurksuluga, kõik on need määrangud. Need on siin need klassid, mis näitavad, millise elemendi kohta käib ja need on need määrangud, mis on siis koolon ja mingi number või mingi asi siin, mis on siis need määrangud ise. Me tahtsime need background color muuta. Võtame siis selle siit. Kustutame selle ära, me ei taha neid teisi settinguid siia veel kord ütelda ja border style. Võtame ka kustutame ära. Nii, kustutame need tühikud ka ära, pole neid siia vaja siia ja klikkame publish, vaatame, kas nupp läks roheliseks. Paneme selle kinni. Ja nupp läks roheliseks, aga nüüd on meil siin mingi kollane äärejoon.
mis me sellega teeme? Ma tean juhuslikult, et see on border. Nüüd avame uue akna siin ja kirjutame siia otsingusse CSS border. Neid peab lihtsalt teadma ja ega alguses ongi raske. Ja siin on näed kohe juhend olemas selle kohta. Ja vaatame, mis on siis see võimalus, kui ei ole defines no border. Otsime selle settingu üles ja näete, siin on no border, ehk siis mingisugust äärejoont ei ole ja siin on siis none ja border style on none ja selle määrangu siit nende imelike, need nurksulud, nende imelike surgude vahelt ainult selle määrangu border style, ehk siis mis asi ja kuidas ta peaks välja nägema, on siis none, võtame selle copy ja läheme oma veebi, paneme uuesti customize ja additional CSS ja paneme hiire noole jälle kursori siia allapoole vilkuma, klikkame paste. Mitte siia, vaid ikkagi vabandust siia selle sulu sisse ja sest meil määranguid siin ei ole ju, ta ise ei ütle mitte midagi. Oli siis siin ja paste. Nii, border none ja klikkame border style none ja klikkame publish. Nii, ja nüüd on siin kollane joon on kadunud. Nii, ehk siis ma tuletan veel kord meelde, et sellisel viisil elementide ja omaduste muutmine, mingisugused värvi ja kirjatüübi muutmine on ainult siis, kui kuidagi muud moodi enam ei saa. Aga jällegi, see on võimalus, vahel on täiesti häda käes, mitte kuidagi ei saa muuta, aga vaatame korraks veel ühe. Näiteks me tahame seda pealkirja natuke väiksemaks teha. Teeme siin kiiremini, paarem hiireklahv pihta, inspect element ja font size kohe 48 pikslit. Teeme seda natuke väiksemaks, oletame, et see oli kole suur. Mängime sihukest olukorda. Jällegi tegime väiksemaks, oli 48, panin 36, võtan kõik aktiivseks, üks punkt ei puudu. Esimene punkt peab ka olema, ei saa ikka, nüüd ei taha minna kuidagi. Nii, ja copy, paneme selle kinni, customize ja siin tuleb additional CSS ja siia alla paneme jälle kursori vilkuma, nii ja paste. Nii, ja siit võtame selle font weight, see on liigne, seda pole see vaja, me tahtsime ainult suurust muutsime. Nii, ja paneme publish, paneme kinni selle. Ja vaatame, kas muutus. Jah, tõepoolest, see pealkiri muutus väiksemaks. Nüüd on üks selline hoiatus, mida ma pean ütlema ja kohe teeme sellega läbi. Kui sa muudad näiteks sedasi CSS koodiga ja inspect element sedasi otsides neid CSS settinguid ja suuruseid ja määratlusi, kui sa muudad näiteks selliseid elemente, mis on lehel läbivalt ühtede ja samade settingute poolt määratud, nagu näiteks tavaliselt on sisutekst määratud üldiselt ära kogu lehel. Siis on niimoodi, et kui seda sisuteksti muuta, siis muutub see sisutekst läbivalt kogu lehel. Teeme selle ka, proovime seda ka korra. Vaatame, kuidas see välja näeb. Et see on siis oht sellepärast, et sa ei pruugi aru saada, et sa siin teed suuremaks, aga teises plokis läheb ka suuremaks ja siis ta nii-öelda lükkab lehe paigast ära. Nii, vaatame, kus siis on font size. Ma juhuslikult tean, et see font size, margin bottom, siin ei ole, break word ei ole. Margin ei ole, siin ei ole. Nii, ei olegi või. Box size, after. Vahel tuleb otsida tükk aega, siin on selle teksti värv või mingi tume sinine. Siin ei ole. Nii, font size, font size 16 pikslit. Nii, nüüd me tahame veenduda, kas see on ikkagi see, mida me muudame. Paneme siia näiteks, teeme seda siis seekord niimoodi, et kohe 20 ja näete, kohe läks suuremaks. Ja teeme ta veel suuremaks 24. Nüüd läks veel suuremaks, läks kohe paigast ära ka. Ja vaatame, kas teised plokid ka muutusid. Jaa, teised plokid läksid ka suuremaks. Okei, paneme siis võib-olla mingi 20 siia. 20 ja nüüd on ka suurem, aga ta vähemalt ei lükka seda niimoodi korradest ja paigast ära. Ja tundub, et siin puhul praegult õigemini oletame, et meile see setting meeldib. Me tahame niimoodi jätta jälle. Alates sellest surust võtame aktiivseks kuni selle esimese määratluseni siin. Ja copy. Ja customize ja additional CSS. Paneme kursori jälle allapoole vilkuma ja paste. Nii.
ja font size 20 ja näed igal pool ja läks suuremaks, siin läks ka suuremaks, nii et see nüüd lehel läbivalt on see font nüüd suurem. Ja oletame, et me täpselt niimoodi tahtsimegi. Nii, aga praeguseks juhendiks kõik. Ma loodan, et sa õppisid midagi, ma loodan, et ma sain sulle kasulik olla ja kohtume järgmistes juhendistes. Tšau!